Vähe sellest, et tõuksi parkides sa pead sellest pilti tegema, siis nüüd pead ka tegema selfie enne sõidu alustamist, et tõestada, et sul on kiiver peas. See ei ole isegi nali. Leedus muutus aasta alguses elektriliste kergliikurite juhtidele kiivri kandmine kohustuslikuks. Tallinn esitas riigile ettepaneku, et laiendada kiivri kandmise kohustust kõikidele kergliiklejatele ja Bolt teeb juba muudatusi. Ja rahvas ei ole sugugi õnnelik selle üle. Kas te tahate öelda, et teil on rendikate juures pakkuda kõikidele peatüüpidele ja suurustele sobivad kiivrid? Kiiver peab jääma vabatahtlikuks. Kiivri nõue tapab selle transpordiliigi koheselt. Võime väga nagu lolliks minna sellega. Kas te arvate, et kergliikuritel peaks olema kohustuslik kiiver? No ma arvan jah. Jaa. Ma arvan, et jaa, muidugi. No ma arvan jah. Oleneb kiiruspiirangust, aga kui see on ohtlik ja liikluses, siis ma arvan, et see oleks kasulik. Do you think helmets should be mandatory when riding scooters and bikes? Most certainly. I'm from Australia and they are mandatory in Australia. Jaa. Ja peaks küll. Jaa peaks. Jaa peaks. Jaa peaks. Nagu need kergliiklusajad. No Bolti need, nagu selle tõuksiga sõites, kas peab olema? Tõuksiga ei pea, aga selle mootorrolleriga peab küll. Aga miks mitte tõuksiga? Sest et tõuks läheb ainult 25 km tunnis. Aga kui see, õnnetus võib ikka juhtuda. Aga reaktsioon on piisavalt kiire. Ja see kaotaks räigelt aurad. Ja üks poiss vastas mulle enne, et tema ei paneks seda kiivrit endale pähe, sest et see on täielik auraloss. Auraloss ongi nagu populaarsuse kaotamine. Raske seletada. Et see ei ole lahe siis. Nii et kiivri kandmine ei ole lahe. Jah, teist arvates. No oleneb täiesti selles mõttes, et jalgratastel meil samamoodi ei ole kohustuslik, et kuidas me siis nagu kergliikuritele ütleme, et nendel peab kõigil kohustuslik olema. Et kindlasti, kui on nagu alaealised, et siis võiks olla kohustuslik, aga täisealiste puhul on jah, et siis on nagu see, et kuidas me ühelt nõuame ja teised ei nõua. Samal ajal, kui inimesed vaidlevad selle üle, kas kiiver peaks olema kohustuslik või mitte, testib Bolt juba uusi turvalisusmeetmeid, mis peaksid muutma elektritõukerataste kasutamise ohutumaks. Nende hulka kuulub näiteks sõidustiilist tulenev skoor, mis mõjutab, kuidas ja kas sa kergliikureid kasutada saad. Punktisüsteem käib 0-100 ja alla 20 punkti on sul mõned õigused ära võetud. Miinuspunkte saab näiteks kukkumise, libisemise ja äkilise pidurdamise tõttu. Aga selle ideaaliga tekib terve rida praktilisi probleeme. Näiteks, kust me selle kiivri võtame? Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks alati turvaline ja ohutu. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma peret küberohtude eest Telia turvavõrguga. Kujuta ette. Lähed välja käekotiga, telefon, rahakott, võtmed, huulepulk ja muidugi jalgrattakiiver, sest äkki tekib spontaanne soov tõukerattaga sõita. It's kind of hard to ask people to have their own helmets, maybe they should have helmets here as well. Okei, lahendus. Las ettevõtted annavad ise kiivrid. Leedus prooviti tõukeratastele Bolti poolt kinnitatud kiivreid, kuid tulemus oli täpselt selline, nagu oleks võinud arvata. 3 nädalaga varastati ära 70% kiivritest. Osadele sõiduvahenditele on juba 2. või 3. korda kiivreid paigaldatud, kuid needki on ära varastatud, lausus Bolti Leedu kergliikurite teenuste juht. Teoorias suurepärane lahendus. Praktikas tasuta suveniir. Ja see näitab selgelt, kui keeruline on leida täiuslikku kompromissi turvalisuse, mugavuse ja inimloomuse vahel. Siis muidugi on järgmine mure, et kas siis inimene peab kogu aeg kiivrit kaasas kandma või? See on isegi mugavuse asi, et ma võtan siis ja sõidan seda 200 meetri. Ja seda küll. No selles mõttes et see ongi nagu lisaprobleem, et jalgratastega on see, et inimene sõidab üldjuhul enda jalgrattaga. Ja teadlikult. Ja teadlikult, täpselt. Aga oletame, et kiivreid ei varastata ja kõik toimib. Kas inimesed oleksid üldse nõus neid endale pähe toppima? Kui tuleb nüüd see, et iga Bolti tõuksi küljes on kiiver, kas sa paneksid selle pähe endale ja läheksid sõitsma? Ma arvan, et mina isiklikult ei paneks. Ei. Ma arvan, et jaa, muidugi. Jaa. Ma arvan, et kui see kaasas oleks, siis kui see oleks kohustuslik, siis kannaks, aga kui see ei oleks kohustuslik, siis ma arvan, et suur osa inimestest ei kannaks. Miks? Ma arvan, et see ei ole nagu trendikas piisavalt.
Tegelikult kui Bolt nagu ise annaks kiivrid kaasa nagu siia kuskile juurde, siis tegelikult oleks loogiline. Aga muidu keegi ei kanna kiivrid kaasas. No Leedus juba tehti, aga Hästi? 70% kiivritest varastati ära esimese 3 nädalaga. Aga paneme kiivritele GPS-i sisse. Mõtle, kui kallis. No tõuksid niikuinii on juba. Okei, sul on fair. Odavam, kui ära varastatakse. Kui tuleb Boltile see uuendus, et tõukerataste küljes on päriselt nende enda kiivrid, kas te päriselt, vastake nüüd mulle ausalt, kas te päriselt paneks need pähe enne sõitu? Ei paneks. Paneks, need on Bolti. Paneks. Ei paneks. Paneks. Ei paneks. Ei paneks. Ega sa nagu Bolti tõuksiga hullu ei hakka panema ja mingi nokkadest või midagi, sellepärast rahulikult sõita. Me räägime pidevalt kiivritest, helkuritest ja ohutusest. Inimestele öeldakse, mida nad tegema peaksid, mida kandma ja kuidas käituda. Kuid kas päeva lõpuks on alati probleem kergliikurites? Eelmine suvi kajastas Postimees juhtumit Tallinnas, kus tõukeratturile sõideti ülekäigurajal otsa. Pealkiri aga rõhutas midagi muud. Kergliikuri juht ei kandnud kiivrit. Mis see tegelik probleem siis on? Kas see, et tal ei olnud kiivrit või see, et ta jäi ülekäigurajal auto alla? Mis kasu mul sellest kiivrist on, kui mul auto otsa sõidab ja mul soolikad tee peal väljas on? Kui su soolikad tee peal väljas on, siis ilmselgelt soolikad nagu välja tulemise vastu ta ei aidanud. Mingi teatud juhtudel peatraumasid aitab ta nagu ära hoida. Et kui me tahaks päriselt teha midagi ära selle nimel, et meil vähem vigastusi ei oleks, kui me võtame just siin nagu selle tõuksi ja kiivri uudiste valguses, no kuramus küll, loome selle keskkonna lõpuks ometi, et kus kohas siis, kus see vaene nagu inimene peab nagu paiknema, et kõnniteel oled sa nagu see mölakas, kes jalakäijaid segab, on ju, sõidutee peal millegipärast kõik arvavad, et saad nagu, sinna sa ka ei kuulu justkui, et sa saad nagu autodel jalus, on ju, aga linnavalitsus ütleks, et igasuguste lollide mõtete asemel võiks kiivri pähe panna ja hakata rattateid joonistama. Mis me teeme siis? Kaotame ära. Kuule, nii kaugele ma ei mõelnud. Et selles mõttes, et tegelikult on väga raske neid reguleerida, neid tõukerattaid, et tegelikult kui me vaatame ka näiteks suurlinnade näitel, et tegelikult ju näiteks Pariisis ju keelati täielikult ära kõik renditõukerattad, samamoodi ju tegelikult Hollandis, kus on ju väga suur kultuur just jalgratta kasutuse osas, siis seal samamoodi sa ei näe neid absoluutselt tänavatel. Et see on nagu selline küsimus, et kas tegelikult need on üldse ohutud liikumisvahendid ja kas nende kasutust nagu tegelikult üldse peaks propageerima, et see on nagu pigem see küsimus, mida me peaksime mõtlema, mitte see, et kas kiivrit peab kandma või mitte. Bolt katsetab uusi lahendusi, linnad otsivad reegleid ja riigid proovivad leida seaduseid, kuidas liiklust turvalisemaks muuta. Aga päeva lõpuks sõltub liiklusohutus ikkagi meist endist. Kergliikurite juhid vihkavad autojuhte, autojuhid vihkavad kergliikureid ja jalakäijad vihkavad neid mõlemaid. Nii et võib-olla kõige tähtsam turvavarustus on terve mõistus ja vastastikune austus. So we all hate each other and that's unsafe. That's unsafe. Like the world is not a safe place. I mean, yeah, it's not safe to be born. Aga ma ei tea, kas teil on noortele midagi öelda, kes ei taha kiivrit kanda? Ärge tehke aineid. Kiivritest on jutt. Kes kiivrid ei taha kanda või? Kandke siis vähemalt mütsi ja õues on külm. Aga mis te arvate? Kas kiiver peaks olema kohustuslik, motiveeritud soodukatega või peaks jääma ikkagi igaühe endi otsustada? Jätke oma mõtted ja arvamused kommentaaridesse. Do you wear helmets? Yes. Do you think it's cool to wear helmets? Yes. Ma üritan vaadata, kas sellega on, ma arvan, kukutud küll, need kõik on siin ära kraabitud.